Tere, minu nimi on Eret, aitäh, et oled vaatama tulnud kehajuttude järgmist episoodi. Tänases saates räägin ma vee joomisest. Eelmises kehajuttude episoodis rääkisin ma põgusalt ka vee joomisest ja see oli siis seoses sellega, kuidas langetada kehakaalu mõistlike vahenditega. Vee joomine on kindlasti kehakaalu langetamise üks väga kindlaid parameetreid, mida sa pead jälgima, aga see varieerub inimese kohta. Mõnele sobib 2 liitrit, mõnele 2,5 liitrit, aga 1 liitrist kindlasti päevas on vähe. Seda räägivad ka toitumisteadlased ja erinevad arstid. Nendes kehajuttude episoodides räägin mina oma enda isiklikust kogemusest. Olles tervisliku eluviisi praktiseerija iseenda peal, saan ma seda läbi oma subjektiivse spektri teile jagada, aga teie lõppotsused jäägu teile endale, kuidas teile endale kõige paremini sobib. Mina saan näidata teile kätte suunad. Ja nüüd siis saate põhiteema juurde, milleks on kas valida kraanivesi või pudelivesi. Need on 2 sellist omamoodi äärmust. Ühed inimesed, kellega ma rääkinud olen, eelistavad 100% pudelivett. Nad ei joo mitte kunagi kraanivett. Nad ütlevad, et nende kraanivesi on halva maitsega, seal on mingi järelmaitse, nad on skeptilised, nad on paranoilised kraanivee suhtes. Ja siis on teised inimesed, kes eelistavad ainult kraanivett ja ütlevad, et pudelivesi on nende jaoks absoluutselt keskkonna nagu reostamine, et see on liiga palju plastitootmist ja kõik, mis seal taga on ja nad ei tea, mis seal pudelivee sees on, et see on nagu läbi uurimata. Mõlemal poolel on omajagu õigust olla skeptiline, alati tasub olla skeptiline, aga mida mina räägin ja kehajuttude saates räägin ma oma valikutest ja oma sellisest vaatevinklist, vaatespektrist, siis mina eelistan vaheldust. Ja peamiselt joon mina kraanivett, sellepärast et minu kraanivesi maitseb väga hästi ja on kosutav ja seda on mõnus juua ja ma tean, et kraanivesi on ohutu, et Eesti kraanivesi on ohutu. Kui te lähete Tallinna Vee leheküljele või loete erinevaid artikleid ka Terviseameti leheküljelt ja väga paljud sertifitseeritud toitumisnõustajad ja tervisespetsialistid soovitavad juua kraanivett, sellepärast et kraanivees on kasulikud mikroelemendid ja kasulikud ained, mis tegelikult toetavad meie keha ja teevad seda ohutult, nii et kraanivesi on absoluutselt okei Eestis juua. Loomulikult, kui kraaniveel on tugev selline rauamaitse või ka kloorimaitse, siis loomulikult ta ei maitse teile, siis loomulikult ei saa seda juua. Ei saa juua ebameeldivat vett, mis kurgust alla ei lähe. Aga üldiselt, kui kraanivesi on maitsetu, lõhnatu, enamjaolt ta seda on, siis tasub seda juua. Ja omalt poolt ma soovitan ka juua värskat. Värskavees on jälle ekstra rohkem kasulikke mineraale ja aineid, mis toetavad meie keha ja annavad meile siis tuge, kui me oleme väga palju higistanud näiteks soojal suvepäeval, teeme trenni, siis ma soovitan keha toetada ka mineraalveega. Värska vett joon mina. Mõnikord ma ostan nädalas 2-3 pudelit seda, mitte iga päev ma ei joo seda, et igapäevaselt mina joon kraanivett ja siis vaheldan seda värskaga. Et mu sõnum teile on see, et olge mitmekülgsed, olge loomingulised selle veega, et ärge kalduge ühte äärmusesse. Äärmused ei ole kunagi head, et kui võimalus on, jooge kindlasti kraanivett ka. Ja siis, kui olete reisil, siis loomulikult pudelivesi, mis on kontrollitud. Väikse vahemärkusena olgu öeldud seda, et kui te ostate kuskilt kioskist kiiruga mingit vett, siis te panete tähele, et mõnel pudelil on väga lakooniliselt peale kirjutatud, on lihtsalt see vee nimi, näiteks vesi, ja seal ei olegi põhimõtteliselt rohkem mitte mingit infot, võib-olla mingi säilivusaeg on ka, aga rohkem infot ei ole, siis te võite kindel olla, et see nii-öelda vesi, mis on pudelis, on tavaline kraanivesi, mis on sinna lihtsalt villitud ja teab, kui kaua ta seal pudelis seisnud on, siis seda vett ei soovitata juua. Kui satute metsa Eestis matkama siis, ja leiate allika näiteks looduslikku, siis soovitav on juua ka allikavett, pesta sellega nägu ja käsi ja keha, et siis olla ja saavutada hetkeks ka see kontakt loodusega, emakese maaga. Ja see on ka üks sellise nagu mitmekülgse nii-öelda vee joomise rutiini üks osa, kus te nagu vaheldate ja sellega tugevdate oma keha, et kehal ei ole hea harjuda ühe asjaga ära, sellepärast et siis ta muutub sellele nagu immuunseks ja asjad ei ole enam nii, nagu võib-olla peaks. Et hoidke mitmekülgsust, olge loomingulised ja tehke seda teadlikult. Lugege silte
mis on veepudelite peale kirjutatud. Jooge kraanivett, kindlasti jooge kraanivett, kui teil see võimalus tekib ja olge teadlikud omaenda keha vajadustest ja soovidest. Aitäh, et vaatasite, järgmises saates juba uued teemad ja Ciao!